Aitäh sissejuhatuse eest. Minu nimi on Taavi Madiberg. Olen ettevõtte Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht. Täna ma räägin sellest, et ka Eestis võib sündida suuri asju. Ja püüan kaasa mõelda, kuidas saaks Eesti võita järgmise kümnendi. Kuid esmalt, Skeleton Technologies on Euroopa juhtiv superkondensaatorite tootja. Mis eristab meist konkurentidest, on fakt, et meie tooted omavad 2 korda kõrgemat energiatihedust ja 4 korda kõrgemat võimsustihedust. Ettevõttes töötab Eestis ja Saksamaal täna 85 inimest ja oleme kaasanud pea 42 miljonit eurot kapitali. Meie laiapõhjalisse kliendibaasi kuulub tõepoolest Saksa autotööstus, juhtivad võrguettevõtted, tööstusseadmete tootjad, aga ka näiteks Euroopa Kosmoseagentuur. Võib tekkida küsimus, et mis asi on superkondensaator ja kellel võiks sellest kasu olla? Kui võrdleme superkondensaatorit ja akut, siis aku on niinimetatud aeglane energiasalvesti. Superkondensaator seevastu on kiire energiasalvesti, mis võimaldab täislaadimist 2–3 sekundiga. Me kõik teame, kui palju võtab aega mobiiltelefoni aku laadimine. Superkondensaator annab välja ka kuni 1 miljon täistühjaks laadimistsüklit. Parimate akude puhul, näiteks Tesla, Panasonicu puhul, on see kõigest paar tuhat. Tehnoloogiline eelis tuleb sellest, et superkondensaatorid ei kasuta energia salvestamiseks keemilist reaktsiooni. Kui me vaatame täna tööstuslahendusi, siis superkondensaatorid ja akud ei ole otsesed konkurendid, sest superkondensaatori kogu energia on tunduvalt madalam kui akus. Seega kasutatakse nii elektribussides kui ka võrgulahendusi, superkondensaatorid ja akusid koos. Meie edu aluseks on olnud tehnoloogiline eelis. Kui me vaatame meie superkondensaatorit, mis kaalub 178 grammi, võimaldab see anda välja rohkem võimsust kui meie Nasdaqil noteeritud konkurendi toode, mis kaalub üle 0,5 kilo. See on ka põhjus, miks näiteks autotööstuses, kus ruumal on piiratud, oleme suutnud saavutada edu. Kuid veelgi olulisem sellest on asjaolu, et kui me teeme väiksema ja kergema toote, kasutame me vähem materjali. Ja materjali kulu on superkondensaatori kogukulust pea 80%. Tesla asutaja Elon Musk on öelnud, et just nimelt superkondensaatorid, mitte akud, saavad läbimurdeks elektriautodes. Elon Musk on väga tark mees, aga vaatame ka otsa, mis on tänane reaalsus. Juhtivad industrianalüütikud ennustavad, et aastaks 2025 kasvab superkondensaatori turg 8 miljardini. Kuid võrdles akutööstusega, mis juba aastal 2015 oli 60 miljardit, on tegemist selgelt siiski nišiga. Skeleton Technologies on selles nišis väga hästi positsioneeritud, et realistlikult jõuda järgmise 5 aastaga turu liidriks. Oleme investeerinud üle 10 miljoni euro tehastesse nii Eestis Viimsis kui ka Saksamaal ja meie tooteperekond katab nii üksikuid komponente kui ka süsteemilahendusi, mis omavad konkurentsieelist. Kuid 2009 aastal sai asutatud Skeleton Technologies ning viimase 8 aastaga on mul tekkinud teatud kogemus, mida ma täna tahaks teiega jagada ja mõelda kaasa, kuidas see võiks aidata Eestil võita järgmine kümnend. Seega, esmalt ma jagaks teiega 6 vikati nõksu tehnoloogiaettevõtte arendamisel. Esimesena ei ole olemas high-tech toodet. High-tech on high-tech ainult teatud ajahetkes. Mäletan, kui asutasime Skeleton Technologies, siis teadlased olid juba välja arendanud grafeenil põhineva platvormmaterjali. Ja nende silmad läksid põlema, kui nad rääkisid tehnoloogia potentsiaalist, sest nad olid koostööd teinud energiasalvestites Toyota Motor Corporationiga
lame ekraandispleides Samsung SDI-ga, gaasiabsorptsioonis Max Planckiga. Mina toona väga täpselt ei saanud aru, millest nad räägivad. Kuid asi, mida ma teadsin, oli see, et ei ole olemas high-tech toodet ja ainuke asi, mis loeb, on speed of execution. Ja kui me tahame omada kiiret liikumiskiirust, tuleb meil valida üks konkreetne sihtpunkt. Seega, me keskendusime ainult ühele rakendusele, mis oli turule kõige lähemal ja kõige suurema potentsiaaliga. Selleks olid siis superkondensaatorid ja kõik ülejäänud materjaliarenduse panime me seisma. Et me mäletame ju hästi, et ka näiteks floppy disk oli kunagi kõrge marginaaliga high-tech. Teiseks, teadus pole tehnoloogia ja tehnoloogia pole tootmine. Et kui me vaatame inimesi ja kompetentsi, mida on vaja fundamentaalteaduse jaoks, mida on vaja prototüüpimise jaoks, sealt väikeseeri tootmisesse minekuks ja masstootmiseks, siis need on täiesti erinevad. On naiivne eeldada, et teadlane on väga hea prototüüpija, veel vähem tootmise väljaarendaja. Samamoodi ei saa ka eeldada, et tootmisekspert suudab arendada fundamentaaltehnoloogiat. Kolmandaks, kõik on süsteemi tasemel, isegi kui sa toodad komponenti. Kui me räägime konkurentsieelisest, siis väga hea on rääkida faradist, grammist või kilovatti kilogrammi kohta. Aga tegelikult see ei huvita mitte kedagi. Ainuke asi, mis on oluline, mis performance eelise annab sinu komponent süsteemi tasemel, kui palju sa suudad kulu säästa ja mis on return on investment. Ja seda tuleb tehnoloogia ettevõtluses algusest peale silmas pidada. 4. vikatinõks. Riskikapital pole ainus võimalus kasvuks. Teadupärast kõrgtehnoloogiline tootmine on väga kapitalimahukas ja seega üldiselt mitte riskikapitalistide lemmikteema, sest sul on vaja industri ekspertiisi ning ka pikka kannatust. Kui me vaatame näiteks Teslat, siis vähe tuntud on fakt, et Tesla enda algusjärgus sai Department of Energy'st üle $500 miljardise laenu ja paneme selle veidi konteksti. Peale selle laenu saamist tegi Tesla IPO ja IPOs kaasas Tesla kapitali 220 miljonit. Ka Skeleton Technologies on meie investorite baas lai. Sinna kuulub Euroopa Investeerimispank, Arju Elekter, Malaysia Venture Capitali fond First Flow Capital ja ka Postimehe omanik Up Invest. 5. Ära alahinda marketingi. Tihti mõeldakse, et business to business toodetes ei ole tähtis toote välimus, sest üldiselt seda toodet ju keegi ei näe. Nüüd tegelikult kehtib reegel, et kui toode näeb hea välja, tähendab see kvaliteeti, või vähemalt kehtib reegel, et kui toode näeb halb välja, siis see tähendab kehva kvaliteeti. Teiseks, miks me ostame ABB-d, Boschi, General Electricut või Siemensit? Jah, tõesti, nende tooted üldiselt on tasemel, kuid tegelikult maksame me brändi ja selle usaldusväärsuse eest. Ja eriti on see tööstustoodetel oluline, sest ka 10 või 20% hinnaeelis võib muuta ettevõtte break-evenist väga kasumlikuks. Ja 6. Ka kõrgtehnoloogias kehtib reegel. Otsi tegijaid, mitte eksperte. Ekspert annab sulle nõu, juhendab ja võib-olla teeb ka häid PowerPoint slaide. Kuid tegelikult millegi läbimurdelise ehitamisel on vaja alati teha käed mullaseks. Seega ära otsi CV-sid, vaid otsi inimesi, kes tegelikult suudavad asju teha. Kuid nüüd mõtleme, kuidas saaks olla Eesti järgmise 10 võitja. Seades plaani, siis kõigepealt me võiksime vaadata, mis on Eesti looduslikud eelised. Et kui me vaatame näiteks startup ökosüsteemi, siis vahel jääb mulje, et Eesti looduslikud eelised on
äppide valmistamine ja turundamine. Kuid kas see tegelikult on nii? Selge on see, et meil on tugev haridussüsteem ja ka reaalteadused. Ja samamoodi meil on tugev infotehnoloogia. Ja nüüd mõtleme, et mis on see valdkond, mis kõik need tugevused kokku toob. Kui me räägime tänapäevasest kõrgtehnoloogilisest tootmisest ja toodetest, siis on väga palju IT ja software'i põhine. Seega, Eesti looduslik eelis võiks olla kõrgtehnoloogilises tootmises ja embedded software'is. Kui me räägime laiemalt majanduse struktuurist, siis teadupärast on Eesti majandusest 71% teenussektor. Saksamaal on see protsent 70. Ja nüüd on küsimus, et kas high-tech tootmine on majanduse vedur või vagun, sest üldpildis ei moodustada nii kõrget protsenti. Kui me jätame kõrvale IT-teenuste ekspordi, siis tegelikult kogu teenussektor on funktsioon tootmissektorist, mitte vastupidi. Toon teile ka ühe näite, et kui me võtame lisandväärtuse bussijuhil Tallinnas ja Pariisis, siis Pariisi bussijuhi lisandväärtus paberil on 3 korda kõrgem. Kas see tähendab, et ta sõidab 3 korda kiiremini või kulutab 3 korda vähem kütust? Arvatavasti mitte. Järgmiseks, rääkisime, et haridus on meie üks eeliseid. Kuid tekib küsimus, et kas haridussüsteem on edu alus või edu tulem? Et vaatame ühte näidet. Filipiinid ja Lõuna-Korea. Aastal 1945 Lõuna-Korea kirjaoskuse määr oli kuskil 22%. Filipiinidel seevastu oli see üle 60. Kui me täna vaatame GDP-d, siis Lõuna-Korea GDP inimese kohta on $27,000. Filipiinid seevastu on selgelt üks regiooni vaesemaid riike. Et Eestis me oleme väga uhked PISA edetabelite üle ja seda ka põhjusega. Aga me peame meeles pidama, et haridus kui selline ei ole tingimata väga hea indikatsioon pikaajalises majanduslikust edust. Teiseks, kui me liigume nüüd hariduselt innovatsioonisüsteemi poole, siis vaatame klassikalist innovatsioonipüramiidi. See algab alusuuringutest, rakendusuuringutesse, siis prototüüpidesse ja väiketootmisesse ja lõpeb tootmisega. Kui mõelda sellise püramiidi peale, siis mis siin on lahendus? Selgelt tuleb jalamit ehitada tugevamaks. Kuid kui me näiteks täna tõstaksime ülikoolide baasrahastust 3-kordseks, kas see annaks meile tugeva majandusliku mõju? Julgen väita, et mitte. Ja milles on küsimus? Küsimus on selles, et selles samas püramiidis on Eestis puudu 2 asja. Need on turule suunatud rakendusuuringud ja prototüüpimine, sest ilma selleta ei jõua ükski teadussaavutus reaalsesse tootmisesse. Ja kui midagi ei jõua tootmisesse, siis sellel puudub ka tegelik mõju. Meil on siin üks hea näide. Tallinna Tehnikaülikoolis on nimelt projekt tudengivormel. Ja me oleme palganud sealt tänaseks 6 inimest. Ja me kavatseme seda jätkata. Ja mis on nende inimeste eelis? Nad peavad tegema midagi väga reaalset ja käega katsutavat. Neil on olemas tähtaeg. Vormelil peab olema performance. Ja mis veel olulisem, üks tiimiliige peab ka sellega sõitma. Seega, you better make sure it works. Edasi, vaatame veidi laiemalt, et palju räägitakse teadusasutuste ja ettevõtete koostööst. Aga tihti unustatakse ära, et mis on motivatsioon. Kui ma täna vaatan näiteks Saksamaa teadusrahastussüsteemi Fraunhoferite näitel, siis iga $, mis nad toovad sisse, matchitakse riigi poolt baasrahastusena. Ja Eesti liigub ka sinna suunas, kuid võib-olla peaks seda tegema veelgi tugevamalt, sest jällegi, laiemas kontekstis teaduse sisemine väärtus on 0.
Teadus on väärtuslik siis, kui ta aitab muuta inimeste elu paremaks. Teiseks, vaatame siis erasektori poolt. Siin on hea näide Jaapan. Et aastal 1945 oli Jaapani majandus mõnevõrra kannatada saanud. Ja kui me vaatame Jaapanit peale sõda, siis see oli selgelt vähearenenud majandus ja kõik kuulsad tootmismetoodikad, näiteks Kaizen, need on tegelikult saadud ameeriklaste käest ja jaapanlaste poolt edasi arendatud. Mida tegid jaapanlased peale sõda? Nad toetasid metoodiliselt teadus- ja arendustegevusi just nimelt erasektorist, sest innovatsioon ja prototüüpimine tuleb selgelt erainitsiatiivil. Seda võib küsida nii Thomas Alva Edisoni kui Alexander Graham Belli käest. Ja ka Eestil tasuks siia suunas vaadata, kuidas tagada see, et ettevõtted oleks motiveeritud viima läbi teadus- ja arendustegevust. Nüüd laiem debatt ühiskonnas innovatsioonis on muidugi startupid versus vana majandus. Ma arvan, et see debatt on täiesti kunstlik ja viljatu. Ja miks? Sest startupid ei ole uue maja fenomen. Mis oli 19. sajandil peamine startup teema? Selleks oli raudtee-ehitus. Mis oli enne suurt depressiooni startup teema? Autotööstus ja raadiotööstus. Vaadake, millised olid valuationid autotööstusel enne aastat 1929. Veelgi enam, kui me vaatame täna suuri ettevõtteid ja võtame Continentali, Boschi või Honeywelli, siis üks kõrgtehnoloogiline ettevõte on justkui kogum aeglaselt liikuvaid startuppe, sest materjalitööstuses ja elektroonikas sa alati pead panustama märgatavat kapitali selle jaoks, et välja arendada toode ja sa ei ole mitte kunagi algusest peale cash flow positive. Kuid lõpetuseks, kui meil on olemas kõige parem strateegia, siis see strateegia muutub makulatuuriks, kui seda ei toeta kultuur. Ja Peter Drucker on öelnud, et kultuur sööb strateegiat hommikusöögiks. Vaatame siis, kas Eestis on kultuur, mis toetab ettevõtjaks olemist ja suurte asjade sündimist. Mõni nädal tagasi lugesin ühe ajalehe juhtkirja ja ma ütlen, see ei olnud Postimees. Ajalehe juhtkiri kirjeldas tõejärgset ajastut, kus ta võrdles ühte riigiettevõtte juhti ja tema tegevust Snapchati asutajatega ja nagu ta kirjeldas, universaalvisionär Elon Muskiga, kes olevat hakanud sonima tunneli ehitusest. Ma mõtlesin, et võib-olla siia nimistusse tuleks lisada ka näiteks YouTube, kes suutis sügavalt kahjumliku portaali Google'ile pähe määrida 1,6 miljardi eest. Täna Merrill Lynch hindab YouTube'i väärtuseks kuskil 90 miljardit. Ja lisaks võib-olla siia nimistusse tuleks panna Thomas Alva Edison, kes puhus suureks selle General Electricu kaasuse. Sellise kultuuri ja lähenemisega ei saavuta või ei väldi me mitte tõejärgset ajastust, vaid me saavutame majanduskasvu järgse ajastu. Kuid õnneks, kultuur on kõigi meie enda teha. Skeleton Technologies on meie kultuuris 3 peamist väärtust. Esiteks, get shit done. See ei viita toote kvaliteedile, vaid tulemusele orienteeritusele. Teiseks, push boundaries, ehk alati püüda teha enamat. Ja kolmandaks, use good judgment, mis tähendab, et enne, kui sa üldse midagi tegema hakkad, siis peab iga töötaja läbi mõtlema, does it make sense in the first place. Ma ei ütle, et neid väärtusi saaks laiendada kogu ettevõtlusele või Eestile, kuid mida ma tean, et kui kultuur on paigas, siis sünnib ka Eestis suuri asju. Aitäh!
Aitäh, me saime praegu võtme selleks, kuidas Eestis unistusi ellu viia. Ma siiski alustuseks küsiks hästi praktilise küsimuse, kuna ma olen ka elektriautode fänn ja ma ootan, et millal ma saaks siis sõita Tallinnast Võrru elektriautoga nii, et ma ei peaks vahepeal laadima, siis mul ongi väga konkreetne küsimus, et millal me siis näeme superkondensaatoreid autode peal, nii nagu Elon Musk ennustas, et see võib olla autotööstuse tulevik. Jaa, tänud küsimuse eest, et täna superkondensaatorid kasutatakse näiteks elektribusside peal, kus siis pidurdusenergia võetakse superkondensaatorist ja siis pikaajaline stabiilne energia võetakse liitiumioon akudest. Nüüd, kui me räägime spetsiifiliselt autotööstusest, siis näiteks Tesla 90 kilovatise aku puhul, siis kuigi see võimsustihedus on madal, siis kuna ta on piisavalt suur ja raske, suudab ta kätte saada võimsuse. Aga mis efekti võiks superkondensaatori anda ja mida ka esmased katsetused näitavad, on see, et kuna just nimelt sellised tugevad voolutsüklid pidurdamisel, kiirendamisel on see, mis tapavad aku eluiga ja range'i, siis superkondensaator pikendab aku eluiga kuskil 30–50% ja võimaldab saada juurde siis umbes 10% range'i ilma selleta, et energiakogus tõuseb. Ja küsimus, millal me näeme neid akusid? Ma arvan, et kui Eesti tahab järgmise 10 võitja olla, siis kindlasti järgmisel 10. Nii, aga meil on veel natukene aega, kui on saalis küsimusi, siis olge head, et näpp püsti ja saate kohe mikrofoni. Et siin on tulevikku vaatavat päris palju. Jah. Teades küll vastust vist, aga Taavi, miks te Saksamaal seda kõike teete, miks te ei tee seda Eestis? Väga hea küsimus. Võib-olla tooks välja 3 peamist põhjust. Esiteks, Saksamaa on täna meie peamine müügiturg ja me tahame olla kliendile lähemal. Teiseks, kui me vaatame kvalifitseeritud tööjõu kättesaamist, siis 2 põhjust. Esiteks nüüd statistiline baas 1,3 miljoni puhul versus 80 miljonit on veidi teistsugune. Aga teiseks meie murekoht inimeste kompetentsis on just nimelt selles, et kui me vaatame Eesti majanduse struktuuri, siis ka reaalteadustest, nagu siin härra Aaviksoo tõi väga õigesti välja, siis tavapäraselt reaalteaduse lõpetajate ja inseneride palgatasemed ei ole kuigi kõrged. Miks nad ei ole kõrged? On põhjus selles, et nad teevad madala lisandväärtusega asju. Kui sul on Eestis mõne Skandinaavia ettevõtte suur komplekteerimistehas ja sa teed võib-olla heal juhul quality assurance'it, sul ei teki mingit kogemust või kompetentsi, kuidas arendada midagi uut või teha reaalset innovatsiooni. Ja kui me vaatame kolmandaks, siis kindlasti finantseerimisvõimalused Saksamaal, eriti energiatehnoloogia valdkonnas, on mõnevõrra teistsugusel tasemel kui Eestis. Need on 3 peamist põhjust. Aga meil on olemas tegelikult ka Eesti tehas, kuhu me siis eelmine aasta investeerimisime 3,5 miljonit eurot. Nii et ei ole unustanud kodumaad.